Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Helena ja mul on täna natukene hääl ära. Ja mina olen Gertrud. Ja täna on meil külas lausa 2 õpilast, 11 ja 12 B-klassist. Mõlemad on aktiivse eluviisiga tublid orienteerujad. Meie ees on Pärtel Külvik ja Marta Joonas. Tere tulemast meie podcasti, Pärtel ja Marta. Esimeseks plokiks on sellised lihtsad küsimused ja kuna me oleme juba siin keldris, siis lihtne küsimus. Mis on teie lemmikkoht Treffneris, lemmikruum? Mul on see füüsika ja keemia klassi juures olev koridor, see, kus see klaasist lagi on ja seal need taimed ja siis radiaator ka, et seal on nagu soe ka. Ja siis vahepeal nagu päike paistab sisse. See on nagu hästi mõnus. Tere, mina olen Pärtel. Ma arvan, minu lemmikruum koolimajas ja kus ma veedan väga suure osa oma ajast on söökla. Mulle meeldib see eesruum, siis on see vaheruum, mis on selline, eesruum see, kus toitu saab, ja siis on see vaheruum, see on siuke, nika-naka, siuke, see on pime vahel ja ei ole päris see, aga see on jube akustika. Aga, ja siis on see tagumine ruum, seal heal päeval on valgus ja avarus ja see on tõesti mõnus. Ei, söökla on väga mõnus ruum. Ja parim laud, kus istuda siis? Ma ei taha ette öelda, muidu seda sinna hakatakse istuma, see on niigi juba probleem, et me vaatame, et tagumine laud on vaba, lähed võtad toitu ja siis on juba inimesed istuvad sinna. Tihti õnneks veel ei ole, aga ma ei taha populariseerida seda. Võib-olla keegi näeb mind seal mingi hetk, siis kahjuks näeb ära selle, aga... Lähme siis järgmise küsimuse juurde, et inimestele tihti vahepeal tuleb siuke väsimus peale, et kas teil on mingi koht, kus te enda akusid laete? Kas nii-öelda akadeemiliselt või spordiliselt või mõlemat või... Kas sul on erinevad kohad nendeks? No ma ei tea, mul nagu spordiliselt küll vist nagu väga kohta ei ole, et ma teen igal pool trenni, kuhu ma lähen, ma arvan. Aga siis, kui ma lähen koju, ma olen Võrust, et siis mul on küll siuke nagu õppimise poole pealt, et isegi kui ma ütlen, et ma õpin, et siis ma tegelikult väga ei õpi seal midagi. Nagu ma lihtsalt, ma ei tea, suhtlen perega ja jalutan koera ja vaatan telekat, et ma lihtsalt nagu puhkangi kogu aeg. Mul akadeemiliselt ei ole probleeme olnud selle nii-öelda läbipõlemisega, aga sportlastasemel kindlasti tuleb neid nii-öelda motivatsiooni kukkumishetki ja tervise madal hetki ka, mis mul on siin äsja olnud. Ja mul üks minust vanem orienteeruja ütles mulle kord siukse lause, mis väga hästi peab paika, et puhkus sportlaste jaoks on rohkem trenni. Mis tihti on tõsi, sest et mis mul väga aitab nii-öelda motivatsiooni uuesti tõsta, on kas siis laagrites käimine või siis kuskil näiteks soojamaal treenimine, kas või iseseisvalt või mingi väga väikse seltskonnaga. Aga lihtsalt rohkem rõõmu tundmist spordis igasuguste erinevate spordialadega võib-olla. Et sellest nagu rutiinsest treenimisest välja saada? Jah, see on kindlasti 365 päeva siin Tartus ka. Muidugi käime ringi ikka, mul on ka maakodu, aga iga päev ja need ilmad siin ka siuksed, just ei kutsu õue ja mingi hetk ikka natukene tuleb selline tüdimus peale. Teie kui orienteerujad kindlasti käite hästi palju metsas ja küsimus ongi, et milline on lemmik metsatüüp? Või nagu siuke, kas kuusemets siuke tihe või nagu... Kas orienteerumiseks või nagu nii-öelda hingelise seosega? Jalutama. Ta võite mõlemad välja tuua, kui need on erinevad. Oska kummalegi vastata. Tegin enda jaoks küsimus keerulisem. Ja tihedamast metsast on raskem läbi minna. Seda küll, jah. Visuaalselt siis ilus mets. Ma võin alustada siis. Alusta. Mulle väga meeldis, me käisime Poolas 1 aasta, seal on siuksed nagu põõgimetsad, seal on nagu metsaalune on nagu puhas, aga samas seal on ka nagu reljeefi hästi palju, et mulle meeldib seal võib-olla nagu orienteeruda, et see on huvitav, et seal saab nagu joosta ja seal saab siis nagu oma ajuga rohkem kasutada, et õigesse kohta minna, aga mulle hästi meeldivad ka Eestis nagu männimetsad, sest et kui
nagu päike paistab, siis nad on ka nagu hästi kuldsed ja nad on hästi kuidagi kodused ja nagu südamelähedased mulle. jah, too Poolas oli jah 0 alustaimestikku ja peaaegu, et nagu jookseks tee peal metsa vahel kogu aeg. Sammalt ikka oli. Nagu kui otsisid. ja noh, natukene. jah, ma arvan, mulle orienteerumiseks meeldib selline mets, mis ei ole võib-olla just nagu kõige parema läbitavusega. Noh, siuke männimets, aga veel umbes, et kasvab mingeid väiksemaid puid vahel ja selline siuke neutraalne, et ei ole liiga rõve, aga ei ole ka justkui liiga ilus. nagu segamets. Segamets, jah, võib-olla tõesti. Aga muidu mulle väga meeldivad igasugused rabametsad, kõik rabaga seotud soodega. Võib-olla mitte umbes, et ürgmetsad kuskil seal on seal Peipsis põhjas, Alutaguse. Tähendab, need ürgmetsad, need on jubedad, nendest ei saa läbi isegi, aga muidu sellise rabametsad on väga ägedad. Ja viimane küsimus meie soojenduse blokist. Mis on kõige erilisem toit, mida te olete maitsnud? Kõige veidram. Ma ei tohi nüüd seda kellelegi öelda, aga üks päev, kui ma kõndisin bioloogiaklassist mööda, siis Angela Peep võttis mind kõrvale ja ütles, et Pärtel, Joosepi ka olin seal samal ajal ja Pärtel, Joosep, kas te kuivatatud ritsikaid tahate proovida? Ei, olid ritsikad. Kuna ma äkki ei olnud ritsikad? Oota, ma pean mõtlema nüüd. Putukad olid. Äkki ei olnud kilgid. Ei, äkki, jah, oli kilgid. Oot, täpselt. Jah, Angel Peep võttis mind kõrvale, mind ja Joosepit ja ütles, et poisid, kas te kilke tahate proovida? Kuivatatud. Ma läksin proovisime seal purgist mõned, ei olnud üldse paha. Aga see ilmselt ei ole kõige eksootilisem asi, mis ma proovinud, aga kindlasti on meelde jäänud. Ma ei tea, minu meelest nagu kõige huvitavam on vist Mehhikos on selline nagu pulgakomm, mis on hästi spicy ja seda nagu on põhimõtteliselt võimatu süüa ja ma alguses, ma mõtlesin, mulle lihtsalt pakutakse kommi, et nagu kõik on hästi ja ma pärast nagu see oli lihtsalt mingi tund aega see maitse oli keele peal, kuigi ma ei söönud seda isegi täiesti ära, et see on siuke toit. Kas seal on nagu mingi tšillipulber sees või oli see nagu full kaun? Ei, see on nagu täiesti kaun, see oli ikkagi nagu tšillipulbriga. Aga see oli nagu... Aga sellega mul meeldib ka. Ma olin väike ka siis veel. Kui vana? Alla 10 vist isegi. Et mulle nagu lihtsalt tehti pränki. Väga selgelt meelde jäänud. Mul hästi sarnane on ka trenniga seotud. Ka kuskil ma pakun 10-aastasena. Meil olid saalitrennid või ikka veel on, aga saalitrenn ja enne trenni olin kohal mingite teiste trennikaaslastega ja mingi veits vanem poiss minust pakkus mulle mingit pipart, tšillipipart või nägi välja nagu paprika, mina vaatasin, mis seal ikka on. Ütle, hoiatas mind ette ka, et vaatasin täpselt seda nime ei mäleta, et mingi umbes, et Euroopa kõige teravam või midagi sellist, mingi hästi, mitte umbes, et kõige tippude tippum, aga selline väga korralik ja mina, noor ja uljas poiss mõtlesin, mis seal ikka, enne trenni proovime natuke paprikat ja ma olin suured poisid olid kõrval, mina tahtsin tõestada, see on küll, mul ei ole mingit probleemi. Siis võtsin hästi tillukese tükikese, äkki 1,5 sentimeetrit läbi mõõdus ja sõin ära ja siis esimesed 30 sekundit ei ole midagi, aga siis ülejäänud päev ma peaaegu et hingata ei saanudki. Trennis jooksin ringi ja niimoodi kas kellegi piim on? Ei tõestanud ennast kõige. Ei olnud kellelgi piima trennis ka. Ei olnud kellelgi trennis piima. Väga lõbusad lood. Mul on hea meel, et meil sellised küsimused olid. Aga nüüd liigume veidi tõsisema osa juurde. Läheb karmiks. Esimene punkt, et kuidas te ise ennast tutvustaksite paari lausega? Uuele inimesele või lihtsalt CV peal. Näiteks need, kes siin näiteks need inimesed, kes kuulavad praegu ja teie kohta mitte midagi ei tea. Meenutan midagi nendest aegadest, kui ma ilmselt Uwe kõne tegin näiteks. Kuidas ma seal ennast tutvustasin. See oli juba üle aasta aja tagasi. Et tere, mina olen Pärtel. Mulle meeldib joosta, pilli mängida ja rõõmus olla. Ühe lausega. See on päris hea. Ma proovin ka siis hästi lühidalt, et tere, mina olen Marta ja mulle meeldib sportida, mitte ainult joosta, vaid ka suusatada näiteks talviti. Kahjuks see talv pole võimalust olnud. Samamoodi mulle meeldib muusikat ise teha ja seda kuulata.
ja mulle meeldib jalutamas käia. Hästi lühidalt, mõlemad ühe lausega. Okei, rohkem ei piina sellega. Aga kuna me oleme ikka siis põhimõtteliselt spordiepisoodi lainel, siis millega te üldse olete nagu spordialadega tegelenud ja kuidas te orienteerumiseni siis lõpuks jõudsite? Ma üldse ei oska neid järjekorda panna, aga ma käisin kunagi väiksena ujumas alguses. See mulle üldse ei meeldinud, tulin selle kohe ära. Siis ma käisin äkki 2 aastat või aasta judos. Ja, oskan kukkuda. Oskan ka inimesi maha panna kõige lihtsamate võtetega. Siis meil oli selline trenn nagu palliring. Palliring. Lihtsalt lähed kohale ja kõik loobivad üksteist. Jube lõbus, sai jahimeest mängitud, sai rahvaste palli, võrkpalli, no mida iganes, aga lihtsalt point oli selles, et saaksid teisi pallidega loopida. Tõesti täielik tipp. Aga minu isa oli oma nooruses ka tugev orienteeruja, nõukogude liiduline meister kindlasti, aga võtta, ta proovis mind ka sinna rajale ajada, aga mina üldse ei viitsinud. Võttis mind kuskile treeningutele kaasa. Mina loivasin läbi ja ütlesin, ma tahan koju, millal kommi tahab. Alati finišis pakuti umbes, et kornit või. Jube hea, no tahaks juba seda, no jookseme kiiresti läbi, näita kuhu minna, ma ei viitsi. Aga siis peale seda, kui palliring ära lõppes, ma olin vist liiga vana, see oli minust mingi vanuse piir. Siis alustati täpselt sellel ajal minu koolis, Katoliku hariduskeskuses, orienteerumistrenniga. Täiesti uus klubi, täiesti uus ja minu ema, minu isa ütlesid, ja sinna, vaata mis saab. Mul seal sõbrad olid ka juba. Ja siis tuligi nii, et sinna ma jäin. Ja jäingi ja nüüd on see klubi juba päris suureks kasvanud ka. Aga sinna ma jäin. Vahepeal veel tegelesin 2 aasta jalgpalliga, ma ei tea miks. Väga meeldib mulle. Ja siis muidugi, mida sa klassifitseerud orienteerumise alla. Käin jooksmas ja suusatamine mulle väga meeldib ja vähe suusatamas ka ja üldiselt selline tore sport. Ma arvan, et mul üldse sport on väga kodust mõjutatud, sest et ma mäletan, et kui ma olin väike, siis mu vanemad tegid hullult, nad käisid maratonidel. Mu isa on läbinud täispika Ironmani, et nad tegid triatlonit ka ja siis võib-olla väiksena mind ka prooviti sinna poole suunata, aga ma lihtsalt ei võtnud rohkem vedu. Et ma mäletan, ma käisin väiksena paaril triatlonil, aga mulle ei meeldinud see, sest et ma kartsin rattaga sõita. Ja siis mul oli selline, lastele tehakse ka maanteerattaid, aga ma ei julgenud sellega sõita. Ja siis ma sõitsin oma selle tavalise rattaga, kus oli lillenine korga ees. Käisin sellega võistlustel. No siis muidugi sinna alla kuulub ujumine ka, et ma käisin paar aastat ujumistrennis. Ja siis ma läksin kergejõustikusse. Aga mulle üldse ei meeldinud võistelda areeni peal. Nii et mul oli tunne, et kõik vaatavad mind, kuigi tegelikult ei vaadanud ilmselgelt. Nii et see mulle väga ei meeldinud. Ma käisin trennides, aga lihtsalt võistlustel ei käinud. Ja siis mulle tutvustati võrkpalli. Nii et ma otsustasin, et ma lähen käin võrkpallis natuke aega. Seal ma samamoodi, ma ei tahtnud võistelda. Nii et see jäi ka taha plaanile. Ja siis ükskord mu kooli juurest läks orienteerumispäevak linnas, siis lihtsalt linna peale. Ja kõiki õpilasi kutsuti ka sinna osalema. Ja siis ma ühe oma endise klassiõega otsustasime, et lähme teeme läbi selle raja. Ja seal raja lõpus siis oli see orienteerumistreener. Ja ta kuidagi ütles hästi kiitvalt või niimoodi, et jah, et nii kiired olite, et poole paremad kui mõned poisid on ja. Ja siis ma mõtlesin, et tahaks ikkagi orienteerumist proovida ja hakkasin siis järjest rohkem metsas käima ja treenides ka. Ja siis nüüd ma olen orienteerumise peale rohkem jäänud, kuigi vahepeal on tore midagi muud ka teha ikkagi. Millised täpselt näevad siis orienteerumise trennid välja? Siuke trennikava? Ta maininud suusatamist ja jooksmist, aga enamasti ongi jooksutreeninguga samasugune, pikama jooksuga võib-olla sarnane. Lihtsalt lisandub see, et me käime eriti kevadel, suvel, sügisel käime metsas, et seda tehnikatrenniga teha.
jah, üldiselt see nii-öelda jah, füüsiline osa näeb välja nagu pikamaa jooksjatel. See on muidugi kõik üks väga keeruline ja pikk skeem. Et talvel jookseme aeglaselt ja kevadel jookseme kiiremini ja suvel võistleme kiiresti. See on see kokkuvõte võib-olla, aga jah, põhimõtteliselt Marta rääkis kõik ära, et jookseme ja käime metsas võimalustel ja no kindlasti mingid spetsiifilised trennid selles mõttes, et noh, et mitte ei jookse niisama, vaid jooksed mingi tempo peal, kus sa, millega sa metsas jookseksid või võistlustel. Või siis vahepeal näiteks jooksed intervalle, jooksed kaart käes, kuigi sa tegelikult maastikul ei ole. Et meil on siuksed ka, et need ei ole otseselt, need on ikkagi seotud nagu tehnikatrenniga, et oleme näiteks saalis sees ja siis teeme mingit harjutust, lähme kaardi juurde, kus on mingid punktid või rajad märgitud, siis teeme mingi teise harjutuse uuesti vahele ja siis lähme samasuguse kaardi juurde, kuhu need ei ole märgitud ja me peame ise nagu peale märkima. Jah, peab punktid ümber kandma. Jah, nagu mälu järgi. Ja see on selle jaoks, et lihtsalt treenidagi aju töötama madala hapniku juures, ehk siis põhimõtteliselt kõrge pingutuse peal, mida siis võistlustel peab tegema. Ja siis muidugi jõusaalis ja jõutrenn. Jah, see ka muidugi. Nagu jooksjatel. Aga muidugi me otsime võimalikult palju alternatiivtreeningut, nagu me enne ka rääkisime, et mingit läbipõlemist ei toimuks ja üldiselt kehalisele vormile aitab väga kaasa teistsugused vastupidavusspordid, ujumine aitab, rattasõit on väga mõnus kindlasti suvel ja suusatamine talvel nii palju kui saab. Aga kas te harjutate ka kaardi peal näiteks punktide otsimist metsas, see on ka omamoodi kunst? Kas see on ka kuidagi eraldi või ainult võistluste kavas saate seda harjutada? Meil on eraldi nagu sellised nagu kaarditreeningud, näiteks mingid suunatreeningud ja niimoodi, kus siis kaart on nagu alt ära võetud, meil ongi vist valge paber ja siis sinna nagu 2 punkti juurde on jäetud nagu mingid nagu märgid, et me nagu läheksime näiteks suunaga. Jah, et see on ühes paberi otsas 1 punkt, mille ümber sa näed 50 meetrit ala, milline see 50 meetrit välja näeb. Ja siis on teises kaardi otsas punkt, ka 50 meetrit ala. Kõik vahepeal on valge, proovi sinna jõuda. Aga jah, üldiselt on nii-öelda, et on tavaline kaart ja punktid, aga siis on jah hästi palju nii-öelda nišše, spetsiiftreeningut. See on juba väga, väga keeruline. See on väga huvitav, nagu kuidas just seda kaardi lugemise poolt saab treenida, et joosta saab nagu igaüks, aga... Jah, see ongi väga, väga, väga keeruline, et kus sa leiad seda tasakaalu, et kui palju sa lihtsalt niisama tuimalt treenid oma füüsilist osa ja näiteks talvel, kuidas sa seda orienteerumist nii-öelda ikkagi veel vormis hoiad, ega metsas eriti ei saa ju käia. Ja lumega on nagu kõik on segasem ka. Jah, sa ei näe osasid asju ja siis ongi see, et kas sa jääd oma diivani peale mingit kaarti vaatama lihtsalt ja mõtled, milline ta päriselt välja näeks ja nii tihti teemegi. Ja valmistame suurteks võistlusteks ka samamoodi, et meil on nii-öelda selle koha eelmine kaart olemas ja mõtleme, milline see kaart päriselt välja näeb. Ja millised rajad seal kaardi peal võiksid olla. Ja siis üks asi, mis mulle meeldib teha, on see, et YouTube'i tavaliselt nagu päris paljud laevad üles mingeid võistlusi või trenne, kus nad siis jooksevad nagu kaameraga ja neil on see nagu kaardi see kõrval, et nagu erinevatest riikidest, et siis saab nagu seda kaardipilti ja maastikku nagu jälgida, et ma vahepeal vaatan neid. See on hea mõtte rattamine, jah. Ma olen siis aru saanud, et te olete pigem siuke metsas jooksjad, aga orienteerumise on kindlasti ka teisi tüüpe, et mingi suusa orienteerumine, ma olen kuulnud talvel ja mingi ratsa orienteerumine, veealune orienteerumine, hiljuti nägin kuskil Viljandis, et kas te olete neid ka proovinud? Jah, vist see IOF ehk siis International Orienteering Federation vist ametlikult peab ainult mitu ala see oli, me siin kirjutasime UPT-sse metsa orienteerumine, sprindi orienteerumine, mis on nagu linnas lihtsalt ja lihtsalt linnas ja lühemad rajad ja suusa orienteerumine, ratta orienteerumine ja rogain on need 5 nii-öelda ametlikku ala. Et rogain on siis selline, kus antakse aeg ja metsas on nagu punktid, aga siis ise peab vaatama, et mis punktid ja mis järjekorras võtab. Jah, ja need on tavaliselt väga pikad. Maailmameistrivõistlused toimuvad 24 tunni formaadis. Eelmine aasta olid Eestis isegi seal. Jah, eestlased on kindlasti, ma ei taha nüüd puusalt öelda, aga ilmselt kõige tugevam rogainimisriik maailmas. Selline. Siuksed vastupidavad. Jah, meil on mõned väga tugevad võistkonnad.
aga jah, siis on veel igasugu neid, ma ei tea, mis alasid. Vahepeal jah, pannakse nii, et orienteerumine, aga Soomes on hästi palju järvesid, hästi palju veekogusid. Ja see ongi nii, et üks punkt on ühe saare peal, teine punkt teise saare peal. Nii, saarelt maha, vette, saare peale ja siis veel saare peal pead orienteeruma sinna punkti. Ja ma olen kuulnud nagu niimoodi ka, kus on nagu kõik, et on nagu jooksuratast ja ujumist, et umbes samamoodi. Orienteerumise triatlon. Ja põhimõtteliselt mõde käis kunagi sellisel, et pidigi nagu, oli ka mingi siis järv, kus oli see nagu saar, kus peal oli punkt, siis ta pidi sinna nagu ujuma. Aga et muidu sai metsas nagu mingi joosta ja ratast kasutada. Jah, rattaorienteerumine, suusorienteerumine suhteliselt sarnased. Sul on rajad metsas olemas, pead navigeerima mööda neid, mõnel juhul võib lõigata aga läbi metsa, mõnel juhul ei või see võistluse põhine. Rattas orienteerumisest ma ka kuulsin, väga huvitav mõte, ei, aga miks ka mitte, absoluutselt. See on kindlasti väga hea treening nii hobusele kui ka ratsanikule kui ka mõtlemisele. Ja veealune orienteerumine Viljandis, see oli mulle ka täielik šokk. Mis seal tehakse, kas sa tead? Veeal orienteerutakse. Jah, olid vee alla mingi postid pandud ja neil oli, nad pidid navigeerima seal, minema õigesse kohta ja minust võtma mingeid asju. Selle kohta ma peaks ise ka lugema juurde. See oli huvitav. Aga teie tegelete metsa orienteerumisega siis valdavalt või? Jah, üldiselt metsa orienteerumine ja sprindi orienteerumine linnas, need käivad käsikäes. Jooksu orienteerumine. Jah, see võetakse kokku. Ja siis kes on kummal parem. Talvel kindlasti mina proovin ka käia suusorienteerumisvõistlustel. Kui lund on. Just homme peaks toimuma Eesti meistrikad algse plaani järgi, aga jäeti ära. Lihtsalt ei ole lund. See on minu meelest, kui keegi on proovinud orienteerumist ja teile ei sobi see, siis minge proovige ka suusorienteerumist. See on minu meelest isegi mõnes mõttes vingem kui tavaline. Eriti kui võib-olla amatööri tasemel. Mulle meeldib siis, kui hea ilm on. Ja see on tohutult ilus ka. Jah. Siis on nagu nautida päriselt. Ja rattaorienteerumist ka vahel, kui on vaba aega. Aga see on päris ohtlik ala. Selle jaoks sa pead ikka teadma, mida sa teed ja kontrollima kiirust ja sul peab korralik ratas olema. See kaardihoidja on ka hea. Jah, ja ilma kaardihoidjata ma ei kujuta üldse. Aga mets on üks põnev koht, kus saab palju asju juhtuda. Et kas teil on ka mingid sellised põnevad seigad juhtunud orienteerumise radadel? Mul on päris mitmeid, ma ei tea nüüd millist välja tuua. No tihti, eriti välismaal võib-olla juhtub seda, et eriti kui sa ei tunne metsa, sa ei tea maastikku võib-olla, siis on see, et tekivad nii-öelda ohtlikud olukorrad vahepeal, mis võivad päriselt korra nii-öelda šokki saata, et peaaegu kuskilt kaljud peaaegu alla veerenda. Juhtub, aga need otseselt nii-öelda võib-olla spetsiifilist meelde ei jää. Juba tavaline. Tegelikult on, jah. Mulle meenub üks lugu äkki 3-4 aastat tagasi, kui ma olin sõbraga metsas, oli laagri viimane trenn ja meil oli nii, et meil üks punkt, teine punkt ja jooksime esimesest punktist teise, niimoodi mõlemad võtsime oma valiku sinna punkti ja siis pidime punktis kohtuma. Läksime siis lahku, tore tavaline suvepäev ja mina võtan selle punkti ära, seisan selle punktis, vaatan, et kus mul sõber on, vaatan, kuskil silmanurgas ma näen mingit liikumist, ma pööran sinna, ma karjun ta nime ja kuskil 30 meetri minu ees hüppab põder puu tagant välja, vaata mulle otsa äkki sekundiks. Ma ka täielikult, ma tardusin, tema oli tardunud ja siis täie kiirusega jooksen minema. Ja siis tuleb mu sõber äkki 10 sekundit hiljem natuke teises suunas. Mida sa karjud? See on mul meelde jäänud. Ma arvan, et mu jaoks on üks võistlus, mis on meelde jäänud. See oli siis 2022 aastal oli Eesti meistrivõistlused ööorienteerumises. Põhimõtteliselt nagu orienteerumine nagu päeval, aga siis suurte pealampidega ja pimedas. Väga kaif ala. Ja siis ma ei tea, et pool päeva oli siuke hästi lõbus tuju olnud ja kuidagi enne starti oli ka hästi nagu hea olla ja niimoodi. Ja siis ma lähen starti, jooksen, lähen esimesse punkti, mõtlen, et päris hästi läheb, kuigi esimene punkt alles. Ja siis hakkan seda nagu punkti ära võtma. Meil on siis siuke nagu ajavõtusüsteem, et meil on, see on nagu
S-i jaam ja siis on S-i pulk ja siis tavaliselt need S-i pulgad, kui nad on nagu õhu kaudu, siis nad 30 sentimeetri nagu raadiuses võtavad selle punkti ära. Sa pead viipama selle jaama juurest ja siis ta võtab punkti ära. Nagu üle selle jaama. Ja siis ma teen seda ja siis ma vaatan, et mul nagu ei lähe üldse, et mis toimub, et ta peaks ju võtma, et minu meelest nagu enne starti ma tegin kõik ära, et tavaliselt enne starti meil on siis nagu pulga tühjendamine ja siis selle nagu kontrollimine, et see nagu kõik töötaks. Ja siis mõtlesin, et mehaaniliselt siis võtsin selle punkti ära. Ehk siis panid pulga auku, käis piiks. Ja siis lähen jooksen edasi ja vaatan järgmises punktis ka nagu asjad ei tööta. Teen kõik see nagu mehaaniliselt ja siis poole raja peal saan aru, et ma ei ole nagu, et ma unustasin enne starti siipulga nagu tühjendada ja kontrollida. Ehk siis nagu kõik need varasemad võistlused, millest ma ei olnud tühjendanud, on ka seal nagu lõpuks olemas. Aga mõtlesin, pole hullu, jooksen edasi, nagu mul oli lõbus tuju, nagu ma enne ütlesin. Ja siis ma jõuan ühe noorendikuni ja ma mõtlen, kas ma lähen siit nüüd ümber või ma lähen läbi. Ja ma mõtlesin, ma ei viitsinud üldse enam ümber minna, et ma olin päris kaua olnud metsas. Ning siis ma vaatasin, et kas mul on nagu mõni hea nagu pidepunkt, et ma saan nagu niimoodi minna noorendikust läbi, et ma ei kaota suunda. Ja siis ma vaatasin, et nagu ilus täis kuu on taevas ja ma sain nagu, ja see on täpselt seal suunas, kuhu mul oli vaja minna. Ja siis ma jooksin sealt nagu ainult kuud vaadates läbi ja jõudsin nagu õigesse kohta. Ja siis see võistlus oli nagu esimene võistlus ka, kus ma sain Eesti meistrivõistlustel nagu individuaalselt medali. Et see on nagu sellepärast ka meelde jäänud. Isegi sellise jama tuleb medali. Sest et see on öine orienteerumine, seal ei tea kunagi, mis juhtub. Oi, see on üks hull ala ja üliäge. Aga miks te jäite orienteerumise juurde? Et mis see nagu teie elule annab? No väga suur asi minu jaoks on see, et ma võib-olla leidsin nagu väga lähedased sõbrad endale. Või no mitte võib-olla, vaid kindlasti. Ja ma suhtlen nagu igapäevaselt ja mitte ainult nagu Tartust või Võrust, vaid lihtsalt üle Eesti nagu lahe nagu rääkida ja nagu see on põhiline minu jaoks, sest mulle väga meeldib nagu koos trenni teha. Ja see kindlasti on nagu muudab nagu selle kõik nagu laagrid ja võistlused, selle nagu kogemuse muudab palju lahedamaks. Ja sellepärast ma olen jäänud orienteerumisse ilmselt. Jah, täiesti nõus sinu jutuga. See on hästi tore kogukond, väga tore seltskond on see. See on võib-olla ka osaliselt see, et orienteerumine ei ole nii suur spordiala, ei ole olümpiala ja seal ei ole nii suuri rahasid, ehk siis kunagi ei ole nii-öelda võistlemine mõisa peale. Maailmavõistlused toimuvad ja konkurents on tegelikult väga kõva ikkagi. Ja teised suurvõistlused ka ikkagi. Jah, maailmakarikaetappe toimub üle aasta või läbi aasta ja nii. Aga see kogukond just ongi see, et need sõbrad, kes sa saad siit, kelle sa saad, kõik isegi umbes, et maailmameistrid, inimesed, kes on selle asja kõige tipus, on tegelikult räägivad sinuga kui, ma ei tea, 70. kohaga, räägivad kui võrdväärsega. Sest et neil ei olnud mõisa peale võistlus, nad ise on õnnelikud ja kõik on nii kokku hoidvad. Et kui on väike spordiala, siis peab ka seda kokku hoidma. Tegelikult võtan tagasi selle, ei ole nii väike spordiala. Kasvab. Kindlasti, tulge orienteeruma. Mõned need võistlused on päris suured nagu Ooringen ja seal on mingi 10 000 osalejat iga aasta umbes ja Rootsis. Ja siis kindlasti nagu mingid teatevõistlused, mis kestavadki põhimõtteliselt nagu üleöö mingi. Ja Jugola. See oli ka mitu, ma arvan, kuskil ka 10 000 ringis. Et tavaliselt nendelt võistlused tulevad nagu mingid klipid ka ja kuna need on nagu osaliselt nagu pimedas ka, siis hästi lahe on vaadata, kuidas nagu ülevalt drooni nagu kaadritega filmitakse, siis nagu lambi valguses nagu inimesed jooksevad, et see on nagu kui mingi tee peal on siuke nagu suurem kamp inimesi, siis see on nagu mingi oja või jõgi, mis voolab seal nagu metsa vahel. Valgusoja. Valgusallikas. Põmm. Pange mind humanitaarklassi. Kindlasti väga ilus vaatad.
aga kui me tuleme natuke nüüd sellest maailmapildist tagasi meie koolimaja juurde, et milline on olla ka sportlane kooli kõrvalt ja kas kool annab teile mingeid erilisi võimalusi selleks? Ma ei tea, mina ei hädalda. Mina saan vähemalt kehalisest on mul nii-öelda vabastus ja ma igas tunnis ei pea käima. Kõik arvestused pean ikka ära tegema positiivsele hindele. Sellega õnneks probleemi ei ole, aga muidu ma ütleks, et ta ei sega. Et spordi huvides väga normaalne, ta on väga hea asukoht mulle näiteks. Nii lähedale tulla ja kesklinnas ja absoluutselt mõnus. Ja minu meelest ka, et ainuke asi on võib-olla see, et kui ma jõuan päris hilja treenist koju õhtul, et siis ma pean võib-olla veel mingit kodutööd tegema või õppima hakkama või raamatut lugema, et siis see vahepeal on nagu raske. Aga muidu jah, et kehalisest kasvatusest, kui on vaja trenni minna, siis saab trenni minna. See on tore. Siis tavaliselt treeninglaagrite peale. Meil võib-olla üks või 2 korda aasta jooksul on siis pikemad, kus me peame selle ringkäigulehega ringi käima. Aga tavaliselt ikka lubatakse minna. Ma ütleksin, et ma ei ütle, et see on nagu kõige lihtsam alati, aga näiteks arvestusteks ka vahepeal õppida, et kui on just nagu rohkem arvestusi kui tavaliselt, ehk siis on näiteks 6 arvestust ja siis 1 on ettepoole tõstetud, et siis ma ikka mõtlen nagu trennis pigem sellele arvestusele, et kas ma jõuan õppida, et kui nagu korralikult ma jõuan õppida, aga samas ei taha trenniga ära jätta. Et tavaliselt ma pigem siis õpin natuke vähem. Aga kui panna prioriteedid paika, siis jõuab kõike teha, mida tahta. Jah, ma arvan ka nii. Aga me nüüd ühendame need 2 teemat, kool ja orienteerumine, siis eelmine aasta te korraldasite koolis siseorienteerumise võistluse UPT-na. Jah. Et kumma idee see oli ja kus see üldse tuli, et kas seda on varem koolis tehtud? Ma arvan, et sa võid rääkida selle loo. Ma võin rääkida. Mulle siis, kui ma juba olin 10. klassis, ja seda on varem koolis tehtud päris mitu korda, et siis kõigepealt tuli üks orienteeruja, kes siis oli tollel hetkel 11. klassis. Ta küsis, et kas mina tahan teha nagu 10. klassis ära ja ma mõtlesin sellele, aga ma ütlesin ära. Ja siis seal võistlusel tuli juba kehalise kasvatusõpetaja minu, et kas ma tahaksin järgmine aasta teha. Ja siis ma mõtlesin, et siis on teema on olemas, et miks ka mitte, et küll selle teise inimese leiab ka juurde. Ja siis 11. klassis pidin hakkama nagu teist inimest otsima ja mulle öeldi, mul on teised sõbrad, kes on nagu teinud mingit orienteerumisüritust või siis midagi orienteerumisega seotud. Et palju lihtsam on teha inimesega, kes on ka kursis, et mis asi see on ja on võistlustel käinud ja niimoodi. Ja mul kahjuks ei olnud nagu 11. klassis ühtegi sellist tuttavat, kes ma teaksin, et oleks nagu nõus korraldama ja tahaks seda teemat. Ja siis ma mõtlesin, et 10. klassi tuli päris palju orienteerujaid, et ma lähen küsin nende käest ja ükskord enne etiketitundi ma siis sain Pärtli nõusse. Istusin seal, ootasin, kuni Uwe tuleb jälle ja peab jälle püsti tõusma ja siis tuleb Marta minu kõrvale ja ütleb, et tšau Pärtel, kas sa minuga UPT-ks siseorienteerumist tahad teha või? Mõtlesin natuke ja siis ütlesin, davai. Sa kaitsesid eelmine aasta ära siis või? Ei, me kaitsesime see aasta. Okay. See kooli aasta. Okay. Sul on tehtud siis? Jah, neil ei ole seda informaatika kursuse peame veel ära ootama. Siis saab need mingid testid ka ära teha ja siis on jah. Ja kuna ka meie podcast tegelikult valmib UPT raames, siis kas teil on ka meile ja kuulajatele ka mingeid siukseid nippe või soovitusi, kuidas teha siis praktilist tööd paremaks? Mingit õppetundi, mis te saite protsessist? Selles mõttes, et kuna meie korraldasime nagu võistlust, siis meil oli hästi palju nagu seda, et meil oleks kõik ettevalmistused tehtud, et kindlasti nagu pigem hakata varem pihta asjadega ja nagu varuda aega, kui see, et jätta nagu viimasele hetkele. Siis minu meelest veel, et mingid pisiasjad tuleb läbi mõelda, isegi kui meil oli üks võistluse tekkis nagu probleem, sest et paar inimest ei saanud nagu keelualast nagu päris täpselt aru, et
et sellega kindlasti, et me mõtlesime, et see nagu ei tule mingi murekohaks meile, aga me pidime sellega tegelema, et nagu selle võib-olla oleks seda saanud paremini nagu kuidagi kajastada siis seal võistluspäeval või enne võistlust. jah, mõelge läbi, mida kõike võivad inimesed mõelda, Jah. kus sa kunagi ei tea. Teoreetilises osas ka nii, et ma soovitan ära jagada selle nii-öelda aegade peale. Et mitte võtta ühte päeva, no nii, nüüd ma terve päev kirjutan ainult teooriat. See on jube kurnav, et jagadki juppideks ära iga, ma ei tea, üle päeva kirjutan 7 lauset. Ja sellega, noh, nii palju on aega tegelikult, et isegi selleks saab tehtud. Ja, et meil oli teooriagi see, et me hakkasime teda tegelikult päris vara kirjutama. Me pidime nagu lõpus ikka muutma ka teda nagu korralikult, aga meil oli nagu kõik see nagu alustekst ja kõik need lisad ja kõik need olid nagu valmis, et võrreldes võib-olla mõne nagu klassikaaslasega, keda ma olen näinud nagu noh, täiesti viimased nagu päevad nagu paaniliselt kirjutamas, et siis ma mõtlen, et mul oli ikka väga lihtne selles osas. Jah, muidugi me pidime lõpus ikka selle alustekstile tohutult palju muutusi tegema, aga jah, pisidetailid, noh, näiteks nagu see viitamine ja kõik, jah, lugege läbi, kuidas täpselt tegema peab. Alati on hea variant seega, et lased kellelgi teisel lugeda. Ja. Ära liiga paljudele tasu lastest. Igal inimesel on oma arvamus, oma mõte, kuidas eesti keel peaks kõlama. Ja noh, sa lased selle 3 erinevalt toimetajalt läbi, näiteks kvalifitseeritud eesti keele toimetajalt ja sa saad 3 täiesti erinevat teksti. Ei tasu liialdada Kas see tuleb omast kogemusest? Natukene, jah. Jah, aga ma arvan, et meil on siin väga edukas põhiosa olnud. Ja nüüd ongi viimane plokk soovitused. Me palusime natuke ka võib-olla ette mõelda, et olete andnud ka soovitusi, aga siis võib-olla selline küsimus, et kui palju teie arvates peaks tegema trenni, et püsida tervislik? No minu meelest see nagu oleneb igast inimesest ikkagi endast, et seal ei ole nagu ühte standardit või niimoodi, et noh. Hall ala. Jah, et tuleks teha nii, et nagu enesetunne on hea ja põhiline osa on ikka see, et nagu liikuda ja et kõige toredam ongi nagu teha koos sõpradega, et leida võib-olla mõni kaaslane ja proovida uusi asju. Et võib-olla mõni hakkab rohkem meeldima kui mõni teine asi. Et jah, kui palju teha, mille nimel teha, tervislik püsida, no mida me loeme tervislikuks. Mõni loeb tervislikuks seda, et ta käib kodust kooli ja koolist koju. Kokku 10 minutit jalutuskäiku. Teine peab ainult seda, kui ta 8 tundi nädalas jookseb, kuidas kellele, aga kindlasti võiks ikkagi enda jaoks ka mingid standardid seada. Et ikkagi oleks füüsiliselt aktiivne inimene ja et kunagi ei tohiks ju inimene tunda ennast nagu, et ma olen liiga nõrk millegi jaoks või et ma üldse ei jaksa seda teha, ma ei suuda seda teha ja selle nimel, et sul kunagi näiteks kui kehalisest tuleb kätekõverduste test, sa ei mõtle, et appi ma suudan ainult 3 tükki teha. Et selle nimel võiks vähemalt mingit trenni teha, et sa tunneksid, et okei, ma tean, et mul ei lähe siin ilmselt väga halvasti, sest et ma olen heas vormis. Nii palju võiks ikka. Enese huvides. Jah, et ennast hästi tunneksid. Jah, siis kokku võttes, tähtsam. et nii palju tuleb liikuda. Ja kõige lõppu on võib-olla üldiselt, et mida peaks üks inimene iga päev tegema. See ei pea isegi spordialaselt olema, aga... Mina ütleks, et mis annab inimesele isiksust, mis annab inimesele ka tervist tihti, on mingi hobi. Vahet pole, mis hobi. Kui on inimesi, kellel ei ole seda, kellel ei ole mingit vaba aja tegevust peale kooli, siis kindlasti otsigi see tihti annab mitmeid tutvusi juurde, see annab mingid naudingud sulle juurde elus, midagi, mida oodata peale kooli. See on lihtsalt tulebki leida enda koht nii-öelda. Ja no isegi kui esimene kord välja ei tule, lähed, ma ei tea, Bridge'i klubisse ja mulle ei meeldi kaardimängud, siis saad proovida uuesti. Eks sul meeldib füüsika olümpiaad hoopis. Mulle näiteks nii väga ei lähe peale, aga miks ka mitte. Et jah, otsigi midagi, mis teile meeldib. Ja pange mingid näiteks eesmärgid. Mulle väga töötab see. Mingi eesmärk paika. No eriti jooksmises võib-olla.
pane mingi eesmärgi paika, kui palju sa peaksid näiteks trenni tegema või mille nimel sa püüdled. Ja siis kuskile märgid üles selle ja siis kui sa näed visuaalselt seda nii-öelda arengut, siis see on tohutult hea. ja ma ütleksin ka, et kindlasti nagu mingi hobi peale siis nagu õppimise, et ükskõik mis, et isegi kui alguses ei tulegi välja, et see ei tähenda, et sulle otseselt ei meeldi see veel, et pigem lihtsalt nagu proovida ja nautida seda nagu protsessi millegi uue õppimises või siis niisama. Suur aitäh! Veel enne, et tänada teid selle imelise vestluse aja eest. Meil on siis üks õpilasfirma, Poska õpilasfirma Off for Roads, teeb siis ükseid energiapalle. Saate siis maitsta ja loodetavasti saate ka palju energiat sellest juurde enda treeningutele. Nii et aitäh, et tulite. Aitäh, et kutsusite. Jah, aitäh kutsumast. Väga meeldib. Aitäh ka meie kuulajatele ja meie sponsoritele, õpilasfirmale For Oatsile. Jälgige meid ka Instagramis, kus saate sõna sekka öelda ka meie järgmistele episoodidele. Kohtume taas juba märtsi 1. esmaspäeval.